Tähelepanu, ponid! Tähelepanu! Vikerkaare ametliku fänniklubi istung algab. Tähtsamad asjad kõigepealt. Teen ettepaneku kuulutada Vikerkaar kõige ägedamaks poniks kogu ponilinnas. Mina olen nõus. Ja lisan veel, et kui vaataksid sõna äge tähendus sõnaraamatust, siis oleks seal Vikerkaare pilt. Mina olen vastu. Minu arust on sõna äge ära leierdatud. Vikerkaar väärib paremat. Mina pakun, et kuulutame ta kõige hämmastavamaks poniks. Hämmastavamaks? Kas sa paremat ei suuda? Mina pakun, et kuulutame ta imetastiliseks, muljetavaldavaks, hingematvaks, jahmatavaks, silmi pimestavaks. Aga kuidas oleks super ultra üli imelisepäraseks? Oo jaa, super! Kõik, kes on nõus, et kuulutame Vikerkaare kõige super ultra üli ime, mis sa ütlesidki poniks kogu ponilinnas? Öelge jaa, jaa! Mu väike poni, mu väike poni. Mu väike poni, küll mõtlesin, mis sõprus olla võiks. Mu väike poni, kuni selle maagiat jagasite. Suur seiklus, lõbu ka, kaunis süda, ustav ja hea. Lahke olemine lihtne on, täiuslikuks maagia teeb. Mu väike poni, te sõbrad kõik mul kõige paremad. Mu väike poni, sõprus on maagiline. Päev. Pole midagi paremat kui suplus pilvedes, et Pegasus end lõõgastunult tunneks. Appi, 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 appi. Paistab, et mu taevasuplus peab ootama. Ma olen Vikerkaar, ma olen siin, et sind päästa. Mis värk selle rahvaga on? Tänan, ponid. See ei olnud tõesti midagi erilist. Minu jaoks oli. Sa oled mu kangelane Vikerkaare sööst. See oli imeline, sa päästsid ta elu. Tubli! Vikerkaar on tõesti midagi erilist. Midagi erilist. Ta ei hõiskagi kõikide ponide lemmikule Vikerkaarele. Sõnaraamatus pole piisavalt sõnu, et Vikerkaare imelisust kirjeldada. Mõned uued sõnad ma võin välja mõelda. Pean kihlad tagasihoidlik pole nende hulgas. Aga ta ju ongi omamoodi imeline. Karta pole miskit, teie sõbralik naaber Vikerkaar on siin. Aga mulle tundub, et see kangelase värk hakkab Vikerkaarele pähe. Sul võib õigus olla, rumaluke. Ja siis kihutasin ma kaevu poole. Teadsin, et seal on pime ja ohtlik, kuid see ei takistanud mind.
Oht on mu teine eesnimi, vikerkaare ohtlik sööst. Kui nüüd mõelda, siis käitusin tol päeval päris kangelaslikult. Tol päeval. Tol päeval oli ta imeliselt kangelaslik, aga siis imeliselt upsakas. Hei, õunarüüp, kuidas sulle meeldiks, kui sind mu sõbrana jäädvustataks? Jää, mis asja? Kas sa teed märkmeid? Jah, vikerkaar ise valis mind välja, et ma ta autobiograafia kirjutaks. Autobiograafia peaks kirjutama poni, kellest raamat räägib. Tavaliste ponide kohta võib see ju kehtida. Aga mul on elude päästmisega liiga kiire, et peatuda ja kirjutada. Seepärast palkasin Astla oma variautoriks. Astel on vari! No igatahes. Kirjutab Astel üles kõik, mida ma ütlen. Eks, Astel? Eks, Astel. Sain kirja. Niimoodi saan keskenduda kangelastegude sooritamisele, mida teistel ei ole julgust teha. Jaa, see võtab julgust, aga ka mõistust. Ja vähel hea lõunaaja uinaku. Kangelaseks olemine see ei sobi kõigile. Aga mina olen väljakutseks valmis. Aga palun. Kunagi ma tahan olla täpselt nagu sina. Sii kõrgele, poni, aga mitte võimatut. Appi! Appi! Kas sa ei arva, et sa peaks appi minema? Ja, mul on tubli 10 sekundit aega. Paar sekundit veel. Pinge on välja kannatamatu. Kas vikerkaar jõuab õigel ajal? Püha kaalikas, see poni ilmus ei kuskilt. Ma pole eales sellist kangelaslikust näinud. Täpselt nii. Ponilinnal on uus kangelane, salapärane mära, kes täna meie kaunist linna hädas aitas. Ma kuulutan selle uue maskis kangelase salapäraseks heategijaks. Salapärane heategija, mis? Tal oleks parem mu teelt salapäraselt eemal püsida. Ponilinnas on ruumi ainult ühele kangelasele. Ja see olen juhtumisi mina. Vabandust, kas võiksite tunnuslause vahele jätta ja meid lihtsalt ruttu ära päästa? No olgu, kui pirtsakad. On siin salapärane. Ma ei suuda seda uskuda. Salapärane heategija on minust tugevam. No, kangelane on midagi rohkemat kui lihased. Küll ma talle näitan. napikas, palun, kindlas kohas.
no, salapärane heategija või peaks ütlema aeglane heategija. Sa pead rutem tegema, kui tahad minuga võistelda, sest ma liigun välgu kiirusel. Ta päästis meid kõiki. Me võlgneme talle oma elud. Olgu, ta on tugev, kiire ja teab kuidagi ette, mis juhtuma hakkab. Ma pean rohkem pingutama. Kui tamm puruneb, jääb kogu linn vee alla. Paistab, et ponilinnal on kangelast vaja. Tühi asi. Ma olen jälle mängus. Kui vaid keegi siin oleks, et mind õlale patsutada. Ma pean seda vist ise tegema. Appi! Appi! Sina! Sa vist tahad, et ma tänaksin. Nalja teed või? Kas ma sain õigesti aru? Ta on tugev, osav ja maagiline. Kuidas ma selle vastu peaksin saama? Üks hetk. Mul ikkagi on ta ees üks eelis ja see eelis on diivan. Säh sulle, salapärane heategija. No mida veel? Talle peab au andma, see salapärane heategija saab päris kangelaslike tegudega hakkama. Pean ütlema, et loits, millega ta tammi parandas, avaldas muljet. Midagi sellist peab kindlasti kaua õppima. Ta hoolib tõesti kõigi ponide turvalisuse eest. Kas sa nägid ta kostüümi? Selle eest võiks surra, kui te minult küsite, et ta on moekangelane ja ta on tagasihoidlik ja alandlik. Ta laseb tegudel enda eest rääkida. Seda peab imetlema. Mina ei pea seda imetlema, mina ei ütle, et ta on tore. Ta on tore. Seda ma ei öelnud. Kõlab nagu keegi on kade. Kes? Mina? Vikerkaar on kade. Ära kirjuta seda Astel. Parandus. Vikerkaar on väga kade. Olgu, naerge palju tahate. Aga mina naeran siis, kui ma tõestan, et ma olen sama osav. Ei, et ma olen parem kangelane kui salapärane heategija. Siin ei ole märkigi hädaohus, sunnik. Vankrid ja beebikerud kihutavad alati siit mäest alla. Kus on kontrollivatult kihutav sõiduk siis, kui sul seda vaja on? Mitte ühtki kummalist looduskatastroofi mitte kuskil. Kuidas ma pean ennast tõestama, kui kõik on normaalne ja turvaline? Püsi paigal, vanaema. Minuga sa teesklema ei pea. Ma näen, et sa oled hädas. Mida sa räägid? Sa teed kangelaslikku nägu, ma mõistan. Aga sa ei pea seda rohkem tegema. Mina aitan su üle tänava. Tegelikult ma saan päris kenasti ise üle tee. Ära muretse. Sa oled kindlates võimekates kopjades. Kaua eme! Oleme turvaliselt kohal. Tubli ja kangelaslik kodanik väärib tunnustust. Kas pole? Aga mina ei tahtnud üle tee minna. Keegi on hädas? Ma tegelen ise sellega, proua. Teie turvalisuse huvides astuge palun eemale. Oh, Jeerum.
noh, aitäh. Kuidas te kirjeldaks mu praegust tegu? Kas te ei ütleks, et see oli imeline? Kas see pole väljapressimine? Vastake lihtsalt küsimusele, kas ma olin või ei olnud imeline. Olite tõesti imeline, imeliselt. Vaata! Veel üks kangelastegu. Ma päästsin just rohu. Mille käest? Umbrohu. Umbrohi üritas just seda murulappi nahka panna. No tobe. Mida iganes. No, keda ma petan? Kõik ponnid räägivad ainult salapärasest heategijast. Aga mina? Kuidas said kõik mu nii ruttu unustada? Kas ma olen muutunud? Sama sihvakas keha, sama lendlev lakk, sama kaunid kabjad. Ei, mina olen ikka imeline. Nemad eksivad. Aga miks ma siis üksi olen? Ma vihkan üksi olemist. Tere, Vikerkaar! Ma teadsin seda. Pole vaja vabandada, Põnn. Kõik võivad eksida. Eksida? Milles eksida? Üks hetk. Miks sa siis siin oled? Tulin sind kampa kutsuma. Me läheme tänuparaadile ponilinna suurima kangelase, salapärase heategija jaoks. Ei, pole võimalik. Kas sa ei näe, et ma tahan üksi olla? Mulle meeldib üksi olla. No olgu. Näeme hiljem. Mida veel? Nagu ma hakkaks teda tänama. Oi, tänan, salapärane heategija, kes aga ei oleks, et rikkusid. Hei, Põnn! Oota! Tere tulemast ponilinna esimesele, aga mitte viimasele tänuparaadile meie linna suurima kangelase, salapärase heategija auks. Salapärane heategija, mis? Nii, mida sa siis peidad? Vaatame, kui salapärane sa ilma maskita oled. Mida heina? Nüüd oled käes. Nonii, Preili salapärane mõistatus lahendatud. Roosa, perukas. Pidevik. Õunapirukas. Need olite teie kolmekesi. Ja me kõik mängisime erinevatel aegadel salapärast heategijat. Mina peatasin vankri nende kahe sõbrakese abil. Löökõmakas ja Hob jõmakas. Mina päästsin ehitajad oma roosa tunnetuse abil. Anna andeks, pole hullu. Ja mina kasutasin oma maagiat tammi parandamiseks. Ja mina olin see, kes pärast lendas. Mina tegin kostüümid imekaunid, isegi kui ma ise nii ütlen. Ma ei mõista. Miks? Kas te ei taha, et ma kangelane olen? Loomulikult tahame, et sa oled kangelane. Aga õige kangelane ei kiitle. Ma vist tõesti hakkasin veidi kiitlema. Veidi? No olgu, päris palju. Saavutuste pühitsemine, see on loomulik. Aga nende teistele nina alla hõõrumine ei ole. Just, ainus asi, mida teistele nina alla võib hõõruda, on šokolaadikook. Nüüd me kaldume vist teemast kõrvale. Me tahtsime seda öelda, et on tore, et sa milleski väga osav oled, aga käituda tuleb elegantselt ja tagasihoidlikult. See on palju loogilisem. Jah, sul on õigus. Ma peaks ka siis elegantseks ja tagasihoidlikuks jääma, kui keegi minust osavam on.
näiteks salapärane heategija. Kõlab nagu oleks sul printsessile midagi kirjutada. ma tegin selle juba ära. su variautorina panin printsessi kirja juba pergamendile. See on sinust kena, Astel, aga selle kirja tahan ma ise kirjutada. Ole nüüd, ma kirjutasin kõik juba valmis. No olgu, loe ette. kallis printsess. Vaadake ette, seal on kummituse vari.